Alates 15. veebruarist saab esitada tuludeklaratsiooni 2017. aasta kohta. Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hanne Sude tõi esile kõige olulisemad muudatused, mis tuleb arvestada käesoleval aastal. Nagu eelmisel aastal, eluasemelaenude ja liisingu intressid, õppekulud, kingitused ja annetused saab tulust maha arvata kokku kuni 1200 eurot. Eluasemelaenu ja liisingu intressid summas kuni 300 eurot. Ühe maksumaksja kohta edastab portaal jrr.ee. Seega, kui inimesel näiteks koolituskulusid ja annetusi maha arvata pole, ei saa ta eluasemelaenu intressidelt üle 300 euro maha arvata. Kärgperedel tasub tähele panna veel üks muudatus. Varasemalt sai soodustust kasutada üks vanem. Aga nüüd on nii, et kui inimesed on abielus ja kummalgi on lapsed või ka ühesed lapsed, siis nüüd saab kõikide laste pealt korraga. Et üks vanem saab seda kõike deklareerida, rääkis Hanne Sude. Senist klassikalist ühisdeklaratsiooni pole. Aga on võimalik nendel abikaasadel oma maksusoodustusi jagada, kui ühel poolel jääb midagi kasutamata. Ainuke piirang on see, et kui abikaasade tulu on kokku üle 50 300, siis seda soodustust teine pool kasutada ei saa. Maksusoodustuste üleandmine abikaasale. Üksikisik võib esitada isikliku avalduse, samuti isik, kes on saanud maksustatavat tulu on väiksem kui 2160 eurot, tema abikaasa võib maha arvata täiendavat maksuvaba tulu, kui kogu maksustatava tulu abikaasad ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas. Abikaasa saab kandma summa või selle osa, mis ületab maksustatava tulu. Intressi, eluasemelaenu, koolituse maksumust ja lasteraha ei ole maksustatav tulu, kui abikaasade varaline suhe on ühisvarana. Et edasi anda maksusoodustusi teisele abikaasale, peab abikaasa väljendama seda soovi kasumi aruandes, osutades abikaasa isikukoodile, kes soovib kasutada kasutamata maksusoodustusi. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa kasumi aruandesse. Soovi korral peab teine abikaasa nõustuma talle üle antud kasutamata maksukrediidiga.